tere! Ma olen kaua-kaua tahtnud selle väikese salvestuse teha ja sulle natuke lähemalt rääkida sinobiootikust, mis meil kõigil siin ekstra abiliseks on. See on huvitav pulber, hästi huvitav, aga ma alustuseks näitan ära selle, kuidas mina ise teda tarvitan. Siin on klaasikene vett. See on umbes 200 milliliitrit, võib-olla natuke vähem, et ta on mul sellises ilusas klaasis. Kui ma ta tavalisse klaasi kallan, siis sa näed, et ta on umbes nagu selline tavaline klaasikene. Aga miks mitte teha endale igal hommikul eriti ilus kokteil. Nii, ma võtan lahti selle purgi. Purgi sees on tore lusikakene. Ja? Ja selle lusikakesega ma panen selle vee sisse kaks kopsikutäit siis või 2 kulbitäit, 2 lusikatäit. Siin on biootikut ja see vesi siin sees on soe, sest minule meeldib kõige rohkem biootikut kasutada niimoodi, et ma panen ta sooja vee sisse, ma segan ta ära, sa näed, ta hakkab ilusasti lahustuma ja temast saab, ma vaatan, kui siin mõni tükike tahab jääda, siis ma selle ilusti silun ka siledaks, et teda ei jää. Ja temast tuleb selline soe kiselli moodi vedelik. Vaatan, et neid jahuseid tükke siia sisse ei jää. Ja kui see on ilusti ära segatud, siis ta ongi valmis. Näed, selline jook. Kui mul on aega, siis ma lasen tal ka natukene seista, sest 2-3 minuti jooksul või 5 minuti jooksul, nii nagu tundub, et siis need kiudainekiud veel natukene paisuvad siin sees ja ta läheb selliseks veel mõnusamaks ja siidisemaks, et nagu sa näed, et ei ole ikka parem juba kui paljas vesi, aga ma jätan ta siia seisma, kuni ma räägin ja siis saame vaadata, mis tast saab. Sellele sinobiootikule sa võid panna juurde ka midagi maitseks, kui soovid. Näiteks, ma ei tea, kui sul on kurkumi ekstrakt või sul on spiruliina ekstrakt olemas või paned tibakese näiteks kaneeli siia sisse, mis on ääretult mõnus, seedimist aktiveeriv ja meie keha toetav, et kaneel sobib natukene, ma ei tea, nelki, natuke ingverit, võid maitsestada millegagi. Oma pojale 7-aastasele pojale, siis ma panen mõnikord siia tibakese mett või tibakese mingisuguseid marju või natuke mõnikord moosi sisse. Sest ma olen mõelnud seda, et olgu peale see kübeke suhkrut, aga vähemalt ta saab nagu need kiudained, mis tema seedimist toetavad. Et jah, vahel on selline kompromiss ka mõistlik, on ju. Aga mis selle sinobiootiku juures on nagu oluline, on see, et kui sa teda tarvitad, siis kindlasti jälgi, et sa päeva jooksul jooksid ka piisavalt vett. Vähemalt 1,5 liitrit, aga võib-olla ka rohkem, sest kui me tarvitame ekstra kiudaineid ja me ei kasuta vett, ei joo piisavalt vett, siis võib kõht kinni minna ja see ei ole üldse meeldiv. Teine asi, kui sa alles hakkad teda kasutama, et sa nägid, ma panin siia sisse, eks ole, panin 2 kopsikutäit, aga sa võid alustada väiksema kogusega. Sa võid panna esimese hooga vähem vett ja vähem pulbrit. Ehk siis 0,5 kopsikutäit näiteks, vaatad, mida su keha teeb selle peale. Võid ka alustada ka nii, et vaikselt järk-järgult kasvatad, eks ole, et hiljem võtad 1 kopsikutäie ja siis lõpuks jõuad nagu selle 2 kopsikuni. Et jälgi oma keha, vaata, kuidas sulle kõige paremini sobib. Kui sa tead, et sa oled selline tundlikum, siis mida ta võib esialgu teha, kuna ta toetab meie kõhus häid baktereid, siis kui head bakterid hakkavad möllama, siis ta võib tekitada ka sellised aistinguid kõhus, et kõhus hakkab midagi toimuma, et võivad gaasid tekkida, sihuke puhituse tunne võib tekkida, et mingeid erinevaid elamusi. Mõnel inimesel ei juhtu midagi. Mõni inimene on nagu ääretult tundlik, et igaüks meist on personaalne, eks ole, et kuidas mingi asi nagu mõjub. Ma korraks võib-olla näitan sulle ka seda sinobiootiku lehte. Et
siin on, ma panen selle lingi võib-olla meile kommentaaridesse, kui sa tahad uurida ja lugeda, et siin oli paar sellist videot ka. Et üks soovitus on see, et sinobiootikut võiks võtta hommikul umbes pool tundi enne hommikusööki. Aga see ei ole reegel, et ma tean lihtsalt palju inimesi, kes võtavad pool tundi enne hommikusööki just selle ideega, et ta siis on võetud ja, aga kui ükskõik mis toidukorra eel teda kasutada, ehk siis umbes pool tundi enne seda söögikorda, siis see, mida ta teeb, on see, et ta hoiab ära veresuhkru äkilise tõusu. Ja kuna me tahame oma kehas veresuhkrut hoida stabiilsena, et siis on hea sinobiootikut sellise toidukordadega siduda. Et sa võid teda võtta 1 korra päevas või jagada 2 korra peale, et nagu endale sobib. Sa saad teda panna ka smuuti sisse. Teda tohib panna ka näiteks putrude peale. Aga mõistlik on teda mitte läbi keeta, vaid lihtsalt ongi, et kui sul on näiteks, kui sa putru sööd, on ju, et kui puder on valmis, et siis lihtsalt paned sinna peale. Aga ma tahtsin näidata, mis siin sees on. Siin sees on psülliumigestad ehk see on see, mis moodustab seedetraktis keeli ja puhastab meie seedetrakti niimoodi, et ta aitab välja viia kehas siis kõiki jääkained, mis kehas olema ei peaks, raskmetalle, kõike muud. Siin on mais, banaan ja kartulid. Et need on 3 sellist vähem lõhustuvat tärklist ja need aitavad siis just nimelt seda veresuhkru tõusu ära hoida, ennetada. Meil on kaera beta-glükaanid selles segus sees, et see on see, mis reguleerib kolesterooli ja samamoodi beta-glükaanid tegelikult toetavad väga tugevalt meie immuunsüsteemi normaalset tööd. Lisaks on meil sigurijuur ja siguri juurest saadakse siis inuliini ja fruktooliigosahhariide, mis on lahustuvad kiudained ja need on ääretult olulised meie käärsoole mikrobiota jaoks, selleks just nimelt, et head bakterid ennast mõnusasti tunneksid. Ja siis on samamoodi, nagu ma enne ütlesin, psülliumi kohta on ka India guaraoad, et mis siis imavad vett ja moodustavad keeli, et see, mis nagu juhtub sinobiootikut tarvitades, on see, et ta seletasin, et mõnikord me ütleme, et see on nagu torusiil, et ta heas mõttes, et ta puhastab meie seedetrakti, ta aitab kehast välja viia kõiki jääkaineid, ta annab piisavalt massi, et meie soolestik ja peristaltika ilusasti töötaks ja sealjuures siis ka annab just nimelt neid prebiootikume, mida on tarvis siis meie headele bakteritele. Ja kui meie soolestik on korras, siis on meie tervis ka oluliselt parem. Seedimine töötab normaalselt. Seedimine omakorda mõjutab kõiki teisi meie kehasüsteeme. Ma lõpetan jagamise, kui ma nüüd teaks, kus see läheb. Et kõiki meie kehasüsteeme ta mõjutab ja mida mina ise sellel korral nüüd väga huviga ootan, ongi näha, et kas ja kuidas siis see kiudainete hulga kasvatamine oma igapäevases menüüs, et kuidas ta mõjub minu kaalule, kehakaalule, sest ta peaks ainevahetust aktiveerima natuke. Ja lisaks, kuidas ta mõjub siis meeleolule, keskendumisvõimele, sest teada on tõesti ka see, et piisav kiudainete hulk aitab siis reguleerida ka meie ajutööd ja tegelikult ka põletikutaset kehas aitab ta maha võtta, et sellest samast väikesest klaasikesest võib olla tohutult palju kasu. Ma võin sulle kinnitada, et see ei maitse üldse halvasti. Praegu on ta täpselt paraja temperatuuriga. Ja tundub täiesti mõnus. Nii et loodan, et sellest videost oli sulle abi. Et kui sa tahtsid täpsemalt teada, et kuidas siis sinobiootikut kasutada. Ja sinobiotiku puhul, et kui sul on küsimusi, siis julgelt küsi. Võta minuga ühendust ja küsi täpsemalt, et mida sa veel teada tahad. Et ta on natukene selline katsetamise asi ka, et kuidas ta kõige paremini sinu päevadesse sobib. Et sinobiotik, tasakaalustatud toitumine, head rasvad, piisavalt vett, liikumist ja positiivseid mõtteid. Ja niimoodi see tervis tuleb. Soovin sulle mõnusat, tervislikku kevadet ja suhtlemisteni.